Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi meele uuendamise teemal ja räägime ka sellest just, mida me vaatame uuesti. Ja üks asi, me peame enda elus tegelikult tegema ühe väga selge otsuse, mida me vaatame. Ja see on just selles mõttes, et miks see oluline on. Sest et tegelikult need asjad, mida me vaatame, need loovad visiooni meie tuleviku jaoks. Mis mõttes visiooni? Just see ongi tegelikult see visioon on midagi sellist, kuhu me tahame jõuda. Ja kui me võtame vale pildi ehk siis vale visiooni oma silme ette, siis me jõuame valesse kohta. Ja see ongi see sama valik, mis peaks meil olema igapäevaselt, et me tegelikult valime oma tulevikku sellega, mida me vaatame. Ja, tegelikult see on tõde. Mul tuleb meelde üks jutlustaja, ta rääkis, kui ta oli väike laps, siis ta vaatas kogu aeg Supermani. Ja ta tõsiselt hakkas uskuma, et tema on Superman. Ta kandis kogu aeg nii-öelda neid Supermani riideid ja nii kaugele välja, et ta tegelikult läks ja põhimõtteliselt hüppas ühe katuse pealt alla, sellepärast, et ta arvas, et ta hakkab lendama nagu Superman. Miks? Sellepärast, et ta oli vaadanud seda nii kaua ja nii palju ja see oli nii-öelda läinud nii tugevalt tema südamesse ja ta arvas, et appikene, ma saan ka sellega hakkama, sest ma olen Superman. Et see ongi see, et millele me vaatame tegelikult, me hakkame seda uskuma ja me hakkame tegelikult tegutsema selle põhjal, mida me oleme vaadanud. Et sellepärast see on ju oluline, mida me vaatame. 2. Korintuse kirjas ja 4. peatükis, ma loen siit 18. salmi, ütleb nii, meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed. Nüüd, mis on need nähtamatud asjad? Need on Jumala asjad. Nüüd, mis on nähtavad asjad? Need on need asjad, mis on siin selles füüsilises maailmas, mida me näeme, mida me saame katsuda, eks ole. Ja nüüd kõik need nähtavad asjad tegelikult on muutuvad. Kõik nähtavad asjad on muudetavad. Nüüd nähtamatud asjad, see tähendab Jumala asjad, ei muutu mitte kunagi. Ta ütleb, et Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Ta mitte kunagi ei muutu ja Jeesus on tegelikult nüüd see sõna, kes sai lihaks, eks ole? Me võime öelda, et Jumala sõna mitte kunagi ei muutu. Mitte kunagi ja sellepärast, miks me võime nii kindlalt toetuda Jumala sõnale, sest see mitte kunagi ei muutu. See mitte kunagi ei muutu. Mis tähendab seda, et ta on absoluutselt ideaalne, ta ei vaja muudatusi, ta ei vaja uuendusi. Isegi igasugused arvutid ja mis iganes kõik masinad, nad vajavad uuendamisi. Aga Jumala sõna ei vaja uuendamist. Miks? Sest ta kunagi ei vanane, ta kunagi ei muutu. Ta on täpselt seesama. Ja ta ütleb, et me peaksime et me ei vaata nähtavaile asjadele. Mis see tähendab ka? Et oma elus ka me ei tohi vaadata nii-öelda nende probleemide peale või raskuste peale, mida vaenlane tahaks üles nii-öelda kergitada meie elus või kuidagi viisi üles puhuda, eks ole, meie ümber, vaid me peaksime panema oma silmad keset isegi raskusi, keset kiusatusi ja katsumusi Jumala sõnale. Miks? Sest et see ei muutu ja see on see kindel alus ja kui ma panen oma silmad Jumala sõna peale, selle nähtamatu peale, nüüd seal on minu abi. Seal on see, Jumala sõna on see, mis toob mulle lahendused. Keset neid katsumusi, keset neid raskusi. Nii et see on väga oluline, kus me hoiame oma silmad. Ja mitte ainult need füüsilised silmad, vaid oma südamesilmad. Sest et jälle, kuigi füüsiliste silmadega loomulikult ma võtan piibli ja ma loen, eks ole. Ja nüüd see sõna toob mulle selle abi. Nii et me ei vaata siis, ta ütleb nähtavaile asjadele, mis on muutuvad. Sest et kui ma vaatan nende muutuvate asjade peale, nüüd olukorrad kogu aeg muutuvad, sümptomid muutuvad, rahaline seis võib muutuda kogu aeg, minu tunded ja emotsioonid muutuvad kogu aeg. Et ma ei saa vaadata sellistele asjadele, mis on kogu aeg pidevas muutumises. mis ei ole see kindel alus, vaid ma pean vaatama nendele nähtamatutele asjadele, nendele asjadele, mis on igavesed, see Jumala sõna, see, mis on see kindel kalju.
ma pean vaatama selle peale ja nüüd seal on minu abi. See on see, mis toob mind välja igast olukorrast. Et jälle, kuhu ma panen oma silmad. Ja ka ta ütleb Kolossa kirjas vist, ta ütleb ka, et ära vaata selle peale, mis on siin maa peal, vaid vaata ülesse nendele asjadele, mis on Jumala juures. Nii et me peame hoidma oma, me oleme rääkinud siin, me räägime tegelikult ka oma mõttemaailmast loomulikult, et meie mõtted peaksid olema Jumala asjade peal, meie silmad peaksid olema Jumala asjade peal ja meie süda peaks olema Jumala asjade peal. Nii et kogu meie olemus tegelikult peaks olema Jumala asjade peal ja Jumala sõna peal ja see on see meie kindel alus. Ma loen ka esimese Moosese raamatust ja 15. peatükist ja esimesest salmist. Ütleb, et pärast neid lugusid tuli Abramile nägemuses Jehova sõna, kes ütles, ära karda, Abram, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Aga Abram ütles, issand Jehova, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Ja Abram ütles, vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Ja vaata, temale tuli Jehova sõna, kes ütles, tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes väljub su oma ihust, on su pärija. Ja ta viis teda õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus Jehovat ning see arvati temale õiguseks. Nüüd, Jumal tahtis teda igatepidi aidata. Et ta jõuaks sellesse punkti, kus ta saaks nõustuda Jumalaga, sest et see ei ole esimene kord, kus Jumal räägib talle sellest, et see poeg tuleb temast endast. See ei ole esimene kord, aga me näeme seda, et Abram on ikkagi kahtlemas, ta ei ole uskumas siin. Ja ta ütleb, et sa ei ole ikkagi mulle last andnud ja ma lähen üksi ära ja tratata ja ta räägib kõike seda lugu, on ju. Ja nüüd Jumal tuleb uuesti, ei, tema ei ole sinu pärija, sinust tuleb see, sinu oma ihust tuleb see, kes on sinu pärija. Ja nüüd ta tahab teda aidata ja ta ütleb, et vaata nüüd tähti. Ta paneb tema silmad mingi asja peale, mis toidaks tema usku. Et see ongi vahest Jumal annab meile mingi asja, millel oma silma hoida, mis toidaks meie usku. Vahest on need asjad, mis Jumal on meie elus võib-olla varem teinud. Näiteks mul on olnud aastaid tagasi ka päris nagu silmapaistvaid tervenemise, mis Jumal on mulle teinud. Ja nüüd, kui tuleb mingisugune haiguse rünnak, nüüd ma saan oma silmad panna selle peale, tuletada meelde ennast, aga näe seal, Jumal, sa tegid mu terveks. Amen. Sa tulid ja sinu sõna tõi mu välja, sa tegid mu terveks, et nüüd ma võin olla täiesti kindel, et sa teed seda nüüd ka. Miks? Sest sa oled seda mulle juba teinud. Amen. Ja seal on mingid asjad, mis Jumal näitab meile, kuhu me saame oma silmad panna, mis hoiavad ja toidavad meie usku ja aitavad meil nii-öelda isegi sellel usul tõusta nagu kõrgemale, et haarata asjades kinni, millest Jumal on rääkinud. Nii et, sest jälle me peame aru saama sellest ka, et meil on vaenlane, kes ei taha, et me käiksime nendes õnnistustes, mis Jumalal on meie jaoks, kes ei taha, et meie käsi käiks hästi, ta ei taha neid asju. Ja nüüd tema tahab näidata meile ühte teist pilti. Tema tahab panna meie südamesse ühe teise pildi, et me hakkaksime uskuma teda. No väga lihtne ongi tuua näide tervenemise teemast, eks ole. Tema tahab tuua nüüd mingisugust pilti, et apikene mul on nüüd see sümptom ja nüüd mul on äkki see haigus, mingisugune hull ja kole haigus. Ja kui me hakkame neid asju oma mõtetes keerlema ja nüüd ma näen seda, ma näen ennast seal haiglavoodis, ma näen ennast nende torude all, ma näen mis iganes. Ja kui ma näen seda, nüüd tegelikult see on see, kuhu ma lõpuks jõuan. Miks? Sest ma olen uskunud tegelikult valet. Ja. Sest et kurat on valetaja ja valede isa. Aga kui ma usun Jumalat ja kui ma võtan Jumala sõna, mis ütleb, et Jeesuse vermete läbi ma olen terveks tehtud ja ma haaran Jumala sõnast kinni, nüüd ma näen tegelikult ühte teist pilti. Ma näen midagi, ma näen ennast tervena. Ma näen, et Jeesus on teinud mu terveks ja nüüd see pilt tegelikult lõpuks viibki mind sellesse kohta. Ma olengi terve. Ma elangi tervena. Miks? Sest et ma olen uskunud Jumala tõde ja ma olen näinud ennast sellisena, nagu tema mind näeb. Jälle, sest et me peame nägema seda, mida Jumal meile näitab.
me peaksime ära tabama, mis on nii-öelda kuradi loodud pildid ja mis on Jumala toodud pildid. Sest et Jumala toodud pildid mitte kunagi ei võta meilt usku ära, mitte kunagi ei pane meid kartma või hirmu alla. Ja see on üks väga lihtne asi, millega seda nii-öelda aru saada. Kust allikast on see mõte või see idee või see pilt tulnud, mida ma näen. Aga Jumal tahab meid aidata, ta tahab meile anda asju, millest kinni hoida, mis toidaksid meie usku, mis toetaksid meie usku, mis aitaksid meid. Üks päris hea lugu ka sellest visioonist, mis nagu tegelikult selle eelmisega isegi väga hästi haakub, on see, kus esimene Moosese 22. peatükis on juttu sellest, kuidas Abraham oli valmis ohverdama nüüd oma esimese ainusündinud poja tegelikult selles mõttes Iisaki. Ja ta on läinud juba sinna mäe peale ja oli valmis seda tegema. Jumal selle soovi nagu esitas. Ja 15. salm ütleb niimoodi. Ja Jehova ingel hüüdis Abrami teist korda taevast ning ütles temale, ma vannun iseenese juures, ütleb Jehova, sellepärast, et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainust poega. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres. Ja su sugu vallutub oma vaenlaste väravad ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Me näeme, ta tegelikult toob uuesti selle sama elemendi välja. Nagu ta ütleb, et neid saab olema paljuks nagu tähti taevas. Ja ta lisab ühe teise elemendi veel sinna juurde ja nagu liiva mere ääres. Nüüd me näeme tegelikult need kaks asja jooksevad läbi Abraham on tal hetkel juba Abrahami puhul ja ta räägib just nendest tähtedest taevas. Nüüd, kui mõelda sellest piirkonnast seal, siis kui ta öisel ajal kuskil käis ringi või vaatas, siis need tähed olid väga sageli selgelt nähtavad. Ja need tähed olid nõelda ja ta võis, mida tema vaatab tähti ja tema jaoks tähed räägivad Jumala visioonist tema jaoks. Ja hästi Jumal annab ka meile selle sama konkreetse pildi, et me hoiaks seda silme ees. Jumal on mulle seda öelnud. See on Jumala plaan minu eluks. Jumal on rääkinud seda, et see saab sündima minu elus või see on see, mis ta teostab. Ja see asi võib-olla veel ei ole sündinud, sinna läheb võib-olla isegi aastaid aega. Aga see visioon on meie silme ees. Ja teine asi on nagu liiva mere ääres. Nüüd nad elasid tegelikult, me võiks olla mingis mõttes kõrbe piirkonnas. Ja mida seda liiva oli seal nende ümber väga palju kogu aeg. Ja ta nii-öelda siis öisel ajal vaatab ülesse, tähed räägivad talle, päevasel ajal vaatab maha, liiv räägib talle. Ja Jumal võttis need kaks pilti ja pani need sellega sama, et ta hoiaks seda silme ees, seda visiooni kogu aeg tegelikult. See tuleb just sama, mida Joosua 1.8 ütleb, et öösel ja päeval mõtiskle Jumala sõna üle. Ja see Jumal annab need pildid ja need pildid on tähtsad asjad tegelikult, mis on meie jaoks ja millega me ennast ümbritseme, mis me enda silme ees hoiame. Need peaksid rääkima meile Jumala visioonist, Jumala plaanist meie elu jaoks. Mul tuleb isegi üks lugu meelde. Aastaid tagasi ma käisin ühe inimese juures nagu kodus, kes soovis, et ma täiesti paluksin. Ja ta oli mingisuguse haiguse tõttu, ta oli voodis. Ta ei saanud liikuda ringi, ta ratastooliga sai natuke liikuda. Ja ta oli nii-öelda selles mõttes selle tõttu ikkagi voodisse aheldatud päris paljus. Ja ta ütles ühte konkreetset asja mulle. Vaatasin, ta osutas mulle, pastor, vaata, mul siin seina peal on minu pilt sellest ajast, kui ma olin täiesti terve, seisin püsti ja kõndisin ringi. Et ma olen pannud selle siia ülesse, et see on minu visioon, see on see, mis Jumal tahab minu elus teha. Ja see, meil peab olema vahest ka isegi siukse praktilisi pilte, mis nagu öeldakse, räägivad meie jaoks seda, mis on Jumala tahe ja mis on Jumala plaan meie elus. Ja ma loen veel Abrahami kohta. Esimene Moosese 13.14 ütleb. Jehova ütles Aabrile pärast seda, kui Lot tema juurest oli lahkunud. Me teame võib-olla seda lugu, kus nad siis läksid eri teed. Ja ütleb, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled põhja, lõuna ja hommiku ja õhtu poole. Põhimõtteliselt me saame aru siis 4 silmakaares vaata. Sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks.
ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks, kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Et tegelikult, kui me vaatame siin, tegelikult on jällegi uuesti seesama võrdpilt sellest liivast, ta kasutab natuke tõksu teisi sõnu, maapõrmuks nimetab seda, siis tegelikult see oligi seal selles piirkonnas ju tegelikult väga palju rohkem isegi liiva moodi. Aga nüüd lähme tagasi uuesti, tal kästi vaadata kuhu poole siis? Põhja, lõuna, hommiku ja õhtu poole. Tegelikult siis põhimõtteliselt neljas ilmakaares vaadata ja ütleb, sest kogu maa, mida sa näed, nüüd kas ta nägi tegelikult kogu seda maad? Ilmselgelt, kui sa isegi vaatad sellesse suunda, sa ei näe kogu seda maad, aga see oli seesama pilt sellest suunast või sellest sihikust või sellest visioonist. Ja ta ütles, et seesama kõik, mis siin on, see saab olema sinu soo oma. Sina saad siin olema. Mis asi Jumal pani temasse selle pildi kaudu selle visiooni. Jällegi seesama, mis sa vaatad, paneb visiooni sinu ellu tuleviku suunas, see, kuhu sa oled liikumas, mis Jumal tahab sinu elus teha. Et see on oluline, mida me vaatame. Ja samamoodi ongi, et kui me võtame Jumala sõna, ja laseme sellel Jumala sõnal luua selle pildi enda südames. See ongi see, et nüüd me loomegi tegelikult just selle absoluutselt ideaalse pildi selle, kuidas Jumal meid näeb. Ja nüüd me saame selle suunas minna, et see ongi, millest kinni hoida ja mida hoida oma silma ees tegelikult. See on Jumala sõna. Ma loen laulude raamatust ja laul 103 ja 3. salm ütleb nii. Ei ma sea oma silma ette tühje asju. Ma vihkan taganejate tegusid. Ei need hakka minu külge. Nüüd, kuidas ta saab öelda nii kindlalt, et need ei hakka minu külge? Sellepärast, et ta ei pane neid oma silma ette. See ongi see, et kui me saame aru, et mingi asi, mida ma näen või kuhu ma vaatan, et see ei ole hea asi, see ei ole hea asi, siis ongi pööra oma pilk ära jää vaatama. Nagu ma olen kuulnud ka, vahest inimesed ütlevad, et apikene, vaatasin eile televiisorist ühte saadet ja oi, kui jõudne, et nad seal rääkisid nii jubedaid asju ja nii koledalt kuidagi ropendasid ja nii kuidagi koledaid asju rääkisid ja appi, kui õudne ikka või õudne, kuidas nad riides olid või, aga miks sa siis vaatad seda? See ongi see, et inimene ütleb, et see on nii hirmus ja nii kole ja nii paha, aga pane siis telekas kinni. Et see ei tohiks olla, et sa tuled järgmine päev ja ütled, et apikene vaatama, vaatasin seda ja nii jube ja kole. Me ei peaks seda vaatama, me ei tohiks panna neid asju oma silma ette. Me ei tohiks pöörata neile tähelepanu, sest jälle ta ütlebki, ta saab nii kindel olla sellepärast, et ta ütleb, et ta ei sea oma silmad ette tühjasid asjasid. Aga kui ma loen selle sama ka laiendatud tõlkest, ütleb, et ma ei sea oma silmade ette midagi alatut ega kurja. Ma vihkan nende tegusi, kes pöörduvad kõrvale õigest teest. See ei saa minust kinni. See on nii hästi öelda, see ei saa minust kinni. Sest et jälle ta väga kontrollib, kuhu ta paneb oma silmad. Siis me peame aru saama, et kristlasena me ei saa lihtsalt elada nii, nagu tuul puhub. Hästi lihtne on minna alati alla voolu, lihtsalt vooluga kaasa. Aga kristlase elu on tegelikult pidev nii-öelda vastuvoolu minek. Pidev vastuvoolu minek. Ja Jumal ütleb väga selgelt oma sõnas meile, et tema paneb meie ette mille ühe valiku. Ta ütleb, et ma panen sinu ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse ja ta ütleb, nüüd sina valid. Ta küll tahab meid alati aidata, ta ütleb, et vali elu. Aga kahjuks kõik ei vali elu. Kahjuks kõik ei vali elu. Nii et Jumal on pannud meie ette selle valiku. Ja tema ootab tegelikult, et meie valiksime nüüd elu ja meie valiksime õnnistuse. Sest ta tahab meid jälle, Jumal tahab meid alati aidata. Ta ütleb, vali elu, vali elu, ära vali surma. Ta on hea isa ja ta tahab, et me tegelikult saaksime kõik need head asjad tegelikult oma ellu. Mis ta on meile kõik andnud ja pakkunud. Ja see on tema suur rõõm, kui tema rahvas tegelikult elab kõiges selles jõukuses ja külluses ja rahus ja rõõmus ja tervises, mis ta on meile varustanud. Nii et ta ütleb, vali elu, vali elu. Aga ikkagi, et meie teeme selle valiku. See on meie käes tegelikult. Ja nüüd, kuidas me selle valiku teeme? Isegi sellega, mida ma vaatan ja mida ma ei vaata. Kuhu ma vaatan ja kuhu ma ei vaata. Mina pean tegema iga päev me teeme tegelikult valikuid,
mis suunavad meie elu, kas hea poole või halva poole. Ja see on hämmastav, nii paljud, me üldse ei mõtle selle peale, me ei oska nagu seda näha, et tegelikult kui palju meie valikud ja otsused mõjutavad meie elu tulemust. Kuhu ma panen oma silmad, mida ma lasen endal vaadata, nii et meie peame need valikud tegema. Ja see tegelikult sõltub, kuhu me oma eluga jõuame. Jälle, nagu sa ütlesid ühes saates ka, et tegelikult meie elu tulem ongi meie valikute vili põhimõtteliselt. Amen. Ja nii tõsine see asi on tegelikult, mida me mõtleme, mida me räägime, mida me vaatame. Nüüd ma loen 1. Johannese kirjast ja 2. peatükist ja salm 16 ütleb nii. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, nüüd ma loen siin kõikide nende asjade järele ka, mida ütleb laiendatud tõlge, siis mida ütleb laiendatud tõlge lihahimu kohta. See on iha sensuaalse rahulduse järele. Järgmine asi on silmahimu ja siis laiendatud tõlge lisab, et see on meele ahned igatsused ja elu kõrkus, mis on siis kindlus oma ressurssidesse või maiste asjade stabiilsusesse. Ei ole isast, vaid on maailmast. Nüüd mulle meeldib ka see elukõrkus just, see toob ühe väga olulise asja siin ka, et inimene, kui ta toetub nii-öelda oma ressurssidele, nüüd mitte milleski selles elus me ei tohiks toetuda oma asjadele või oma tarkusele või oma jõule või oma oskustele või me peame toetuma Jumala ja Jumala sõnale. Aga mida me vaatame siin on silmahimu. Ja ta ütleb, et need on meele ahned igatsused. Nüüd see ongi see, me nägime Taaveti loos ka. See oli see, et kui ta nägi seda patsepat seal ennast pesemas, nüüd seal oli tema meeled nii-öelda, seal tekkis see igatsus, see ahne igatsus, nii-öelda nagu ta siin isegi ütleb, eks ole. Midagi hakkas tõmbama teda ja tõmbama vales suunas. Nüüd see lugu on väga hea näide just sellest valikust. Tema valis, et jääda vaatama ja see hakkas teda tõmbama, see hakkas teda kiskuma tegelikult patu suunas. Ja ta ütleb seda, et need asjad ei ole isast või siis Jumalast, vaid on maailmast. Nii et kui me laseme oma silmadel minna valesse suunda, tegelikult me läheme maailma teed. Me läheme maailma suunda, sest et see ei ole isast. Kõik see, mida kui me vaatame midagi, mis ei kõlba vaadata, ütleme siis see, et mis ei ole Jumalale meelepärane, mis ei ole Jumala pärane, Jumala kohane, kui me laseme oma silmadel seda vaadata, siis see hakkab kiskuma meid tegelikult patu suunas. Nii et meil on vaja teha need otsused, need valikud, mida ma vaatan, kuhu ma vaatan, mida me laseme endal sest jälle me võime saada asjade orjaks tegelikult. See on huvitav. Piibel ütleb seda, et me võime olla patuorjad. Kui me alistume patule, siis me oleme patuori. Kui me alistume oma silmadele, me saame nii-öelda ka mõnes mõttes patuorjaks, miks meie silmad võivad viia ja juhtida meid tegelikult patuni. Me nägime seda Taavetiga, eks ole. Aga tegelikult Jumala tahe, Jumala plaan on see, et mitte meie ei saa patu või oma silmade või mis iganes asjade orjaks, vaid et kõik need muud asjad, meie meeled, meie ihu peaksid olema meie vaimu orjad. Ja meie vaim peaks valitsema ja meie peaks tegema, meie vaim peaks olema nii tugev, et ta on võimeline tegema need väga selged valikud ja otsused, et valida elu ja valida õnnistus ja mitte needus ja minna õigesse suunda. Mõelda õigeid asju, rääkida õigeid asju ja vaadata õigeid asju. Räägime vaatamisest. Ma loen Jakobuse kirja 1. peatükist ja 22. salmist. Ja see ütleb, aga olge sõna tegijad ja mitte üksipäinis kuulijad, iseendid pettes. Sest kui keegi on sõna kuulija ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija. See on õnnis oma tegemises.
nüüd nende salmide jooksul on üks sõna, mis hästi palju kordus, see on vaatama. Nüüd alguses ta räägib ühest inimesest, kes vaatab siis sellesse peeglisse ja läheb minema ja unustab varsti, missugune ta oli. Ta räägib just sellest, et peegli ongi ju selle jaoks, et me vaatame iseennast. Seal siis sätime soengut või ütleme, naised võib-olla panevad meiki peale. Ja nüüd seesama küsimus just sellest, et mismoodi me vaatame ennast. Sest siin on kaks erinevat vaatamist. See 24. salmis ta räägib lihtsalt vaatas ennast ja läks minema ja unustas. Aga 25. salmis ta räägib vabaduse käiuslikust käsust, ehk siis Jumala sõnast ja kuidas me sellesse vaatame. Ta ütleb, et kui me vaatame kummardades. Nüüd, kui me peeglisse vaatame kummardades, siis milleks me seda teeme? Me tahame näha detaile. Me tahame näha asja lähedalt. Me tahame näha igat nüanssi. Ja see peaks olema samasugune suhtumine, kui me vaatame Jumala sõna peale. Nüüd tegelikult, mis mõtles vaatame Jumala sõna peale? Ma ei mõtle niivõrd ainult füüsiliselt seda teksti kui sellist, vaid just, et me vaatame seda Jumala sõnade poolt loodud pilti. Sest kui me räägime täna sellest just, mida me vaatame, siis Jumala sõnad loovad pilte. Ja see tähendab seda, et kui me loeme seda teksti, siis teatud pildid tulevad meie mõtlemisse ja me saame neid vaadelda. Sest et üks asi on ka näiteks silmad, me ütleme, me silmadega vaatame. Tegelikkuses silmad on lihtsalt üks vahend, mille kaudu me saame selle informatsiooni ja see jõuab meie mõtlemisse tegelikult. Ja et me tegelikult vaatame füüsiliselt küll silmadega, aga tegelikult mõtlemine on see, mis selle püüab kinni, mida sai vaadatud. Ja just seesama, et ütleb, et kes sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde. See on väga oluline ka see, et kui me võtame selle Jumala sõna pildi, me vaatame seda mitte lihtsalt pinnapealselt niimoodi korra ja lahkume selle juurest, vaid me jääme selle juurde. Nüüd see ongi seesama pidevalt Jumala sõna antud visiooni silme ees hoidmine. Seesama pilt, millest enne ma just rääkisin, mis ka Abrahamile anti, seesama tähed ja liiv. Kaks pilti ja need olid pidevalt tema silme ees. Mille jaoks, et ta jõuaks sellesse punkti, kuhu Jumal tahab, et ta peaks jõudma. Ja samamoodi me peame ka igaüks meeles pidama ja ma panen selle ka kõigile kristlastele südamesse. Jumal on kindlasti andnud sinu ellu visiooni ja plaani, mis ta tahab sinu elus teha. Hoia neid asju oma silme ees. Mismoodi? Just selle sama läbi, mida Jumala sõna on selle asja kohta ütelnud. Sellest julgelt rääkides, selle üle mõtiskledes ja hoides oma silmad sellele ja sa jõuad nendesse asjadesse, mis Jumal on sinu jaoks valmis pannud.